Tere, minu nimi on Taavi Soiunen ja ma tahan täna rääkida ühest põhimõttest, mis juhib su elu, kuid millest sa ei pruugi üldse teadlik olla. See põhimõte on järgmine. Iga kord, kui sa teed midagi, mis mõjub sulle negatiivselt, paneb sind negatiivselt end tundma, mõjub su tervisele negatiivselt, mõjub su sotsiaalsetele suhetele negatiivselt, siis järgmine kord on sul kergem seda negatiivset asja teha. Või midagi muud negatiivset. Ma nimetan seda negatiivseks tagasiside ringiks. Ja oma olemuselt on see hästi lihtne. Kuna sa teed midagi, mis mõjub sulle halvasti, viib sind negatiivsesse meeleollu, siis sellest kohast tahad sa loomupäraselt põgeneda kõige kergemat viisi, mis võimalik on. Ja tavaliselt kõige kergem viis põgeneda on teha midagi negatiivset, mis annab sulle lühiajalist naudingut. Ja see tuleb väga hästi välja toitumises. Näiteks kui sa tahad dieeti pidada või sa tahad tervislikult toituda, aga sa üks päev sööd mingisugust pitsat. Sööd mingisuguse hästi rasvase sellise pitsatükki ära, siis kahmad endale veel kulbiga jäätis sisse ja jood limonaati ja igasuguseid krõpse ja snäkke, mis iganes kätte saada, eks nagu õgid ennast täis niimoodi. Siis kas sul on järgmine kord lihtsam süüa midagi tervislikku või on sul järgmine kord lihtsam jälle mingisugust rämpsu endale sisse süüa? Kui sa paned end sellesse olukorda praegu. Sa oled just end täis õginud, sul on süümepiinad, sa süüdistad, piitsutad ennast, et kurat, sa jälle sõid mingi kuradi rämpsu sisse, sa lähed paksuks. Mina ütleksin, et palju kergem on minna ja süüa sellest negatiivsest emotsionaalsest seisundist veel mingisugust rämpsu sisse, sellepärast, et lühiajaliselt see jäätis või krõps või mis iganes paneb sind end hästi tundma ju. Sa saad ju dopamiini, sa saad seda heaolu tunnet, et hea maitseb, njäm. Muidugi pikaajaliselt tunned sa end üha halvemini ja sellepärast ongi see negatiivne ring. Võtame veel ühe näite. Võtame sotsiaalsuse. Ütleme, et sa oled inimene, kellel on sotsiaalne ärevus, sa tahaksid endale rohkem sõpru, sa tahaksid rohkem väljas käia, aga sa ei julge seda teha, sul on kodus turvalisem. Ja nüüd selle asemel, ütleme, et sul on mingisugune õhtu, kus sa planeerisid välja minna, sul on juba plaanid tehtud, sul on isegi mingisugune kutse ja inimestega räägitud, aga sul tuleb selline ärevus peale, hirm tuleb peale ja sa ei lähe sinna. Käitud enda vastu negatiivselt, käitud enda vastu halvasti. Nüüd, järgmine kord, kui sarnane situatsioon tekib, sind kutsutakse kusagile peole, mingid inimesed tahavad suga kokku saada, kas sul on kergem või raskem kodust välja minna nende inimestega kohtuma? Palju raskem on, sellepärast, et sa ühe korra juba jäid koju, sa tundsid end hetkeliselt turvalisemalt, tundsid end hästi korraks, muidugi pärast tulid süümepiinad, pärast tulid mingisugused enda süüdistamised, aga korraks sa tundsid end paremini. Et kui sa teine kord ka ei lähe, siis on väga suur tõenäosus, et kolmas kord sa kindlasti ei lähe, sest siis tekib juba muster, siis tekib juba sinu jaoks normaalne käitumisviis, mis küll kahjustab sind pidevalt, on negatiivne, aga see tugevdab pidevalt iseennast. Sellepärast ongi see tagasiside ring, et iga kord, kui sa teed midagi negatiivset, siis sa muudad seda üha normaalsemaks enda jaoks ja sul on ka negatiivne seisund, kust sa tahad põgeneda. Ja need negatiivsed käitumised on alati sellised, mis pakuvad lühiajalist naudingut. Nad annavad selle võimaluse sulle põgeneda. Ja kõik need negatiivsed ringid, mis su elus on, nad ei piirdu ainult selle ühe eluvaldkonnaga. Näiteks söömine. Ütleme, sa toitud väga kehvasti. See ei ole lihtsalt, et su füüsiline tervis kannatab. Kui su füüsiline tervis kannatab ja kui sul on hästi vähe energiat pidevalt ja sa muutud juba ülekaaluliseks ja su enesehinnang hakkab alla minema, siis see mõjutab tegelikult kõiki teisi eluvaldkondi ka ju. See mõjutab, kuidas sa ruumi sisened, kuidas sa ennast tunned, kuidas sa inimestega suhtled, kui palju sul on energiat oma tööülesandeid täita, kui suured su ambitsioonid on, kui palju sa iseendasse usud, sellepärast, et su minapilt saab pidevalt pihta, kui sa ennast reedad mingite tegevustega. On väga raske uskuda iseendasse, et sa suudad suuri asju teha, kui sa ei suuda isegi mitte pitsatükki ära süüa, kui see ahvatlus tekib. Et need ei ole nagu sellised isoleeritud asjad ka, et okei, mul on siin see üks negatiivne ring, lasta sinna olla, ülejäänud elu mul on puutumata, ülejäänud elu on hea.
Ei ole, ei ole, ei ole, et mida vähem neid negatiivseid ringe su elus on ja mida rohkem sa saad neid positiivseks muuta, seda paremini su elu hakkab liikuma. See on selline suur pilt elule, selline süsteemne vaade, et okei, mul ei olegi lihtsalt üks isoleeritud eluvaldkond siin, kus midagi halvasti on, aga kõik need on omavahel seotud. Et mulle meeldib enesearengut niimoodi vaadata, mitte selliste üksikute väikeste detailidena, sellepärast et sa jääd mingisugusesse detaili kinni, sa ei näe suurt pilti ja siis mõtled, et miks midagi edasi ei liigu. Ei saagi liikuda, sa ei näe suurt pilti. Aga kuidas siis sellest välja tulla? Sellest ma tahan tegelikult rääkida järgmises videos, sellepärast et see video läks liiga pikaks ja ma tahan siin videos keskenduda sellele, et sa hakkaksid mõtlema, millised negatiivsed ringid su elus praegu on. Järgmises videos ma räägin positiivsetest ringidest, ma räägin, kuidas sellest negatiivsest ringist välja tulla. Väikese saladuskatte all, pead hakkama positiivseid asju tegema, aga ma tahan et sa lihtsalt mõtleksid, võtaksid korra hetke, mõtleksid, millised need negatiivsed ringid su elus praegu on ja selleks olen ma teinud ka töölehe, mille sa saad alla laadida siit kirjeldusest, kui sa YouTube'ist vaatad, kui Facebookis, siis ma panen sinna kirjeldusse selle kusagile. Seal on paar küsimust, sa saad läbi mõelda enda elu peale natukene, et kus need negatiivsed ringid on, sellepärast et mida teadlikumaks sa sellest saad, seda rohkem tekib sul võimalust oma elu hakata juhtima. Et see, kui sa ei ole millestki teadlik, siis ei saa seda väga muuta ka ju. See on selline minu eesmärk selle videoga, muuta siin natukene teadlikumaks. Ma loodan, et sa said mingit kasu sellest, ma loodan, et sa tõmbad selle töölehe alla ja näeme juba järgmises videos.